tervitused kõikidele vaatajatele. Olen täna siia Disclandi tulnud koos Raikoga selle jaoks, et teha Raikoga üks väikene videolõik. Ja me teeme täna Mulligani challenge'it ja mida see endast ette kujutab, selle jaoks annangi sõna nüüd Raikole. Mulligan, väga tuntud mäng juba, kelle paljudele meeldib mängida, on siis see, et igal rajal peab saama pirku ja võib kasutada mulligane, et kui esimese viskega korvi alla ei viska, siis teed teise viske, saad korvi alla, aga kui sa selle valid, siis on üks mulligan kirjas. Ühesõnaga, iga lisavise on siis üks mulligan. Ja nii on. Aga pikka juttu rohkem rääkima ei hakka ja lähme peale. Esimene rada, par 3, 71 meetrit. Lähen proovin esimese sooniga, kodesooniga otse peale visata, et äkki õnnestub. Vaatame. No, sain päris hea puukiki, et selle me võtame. See peaks olema 10 sees. Nii, esimene maandus siis siia kuskile 6 meetri peale, et esimesega peaks ikka ära panema. Olemas. Nii, rada number 2, 50 meetrit, par 3, 2 tunnelit, mina lähen sealt vasakult ees käega, hästi kange driveriga nagu Nuke OS, et äkki skipab. No, natukene palju sai haiserit, aga ikka 10 sees, nii et võtame. Täpselt enam-vähem sama kaugus, mis esimesel rajal kaasike 6 meetrit peaks ära panema. Ja, olemas. 200 tehtud, 0 mulligani. Kolmas rada, 56 meetrit. Mando paremal. Selline lähen ees käega sama kettaga jälle kange njukiga. Proovin skippi. Ja varukettaks on siis teine njuk. Kaks mulligani on võetud. Kahjuks esimene oli lühike, teine oli liiga pikk. Kolmanda viskega. Kuskil 7 peal. Ai, täitsa mööda. Ja veel täitsa mööda. Eelmine rada oli katastroof, 4 mulligani, aga lähme edasi, äkki saab alla 20 mulliganiga hakkama. Rada number 4 siis, par 3, 57, selline tagantke skip paremakäelistele, et lähen siis jälle kange njukiga. No, sükke ka jälle 6 meetrit. Minu trademark on see 6 meetrit vist. No, 5 meetrit. Seekord vist peaks ära panema, et ei võtaks neid mulligane juurde. Ja, tuli ära. Nii, 400 õnnestus jälle. Et 500 siis par 3, 70 meetrit. Suhteliselt otse kerge haiseriga ja lähen siis sooniga, et varuks on ka siis samasugune soon.
puud. No see läks liiga vasakule, et igaks juhuks võtame mulligani, et kui ei ole esimene vise seal putil. No hakkavad raskused tulema. Üks veel, igaks juhuks. See ei ole minu rada. See on siis 2 mulligani juba. Kolmanda veel. Olegi kette enam nii palju. Okei, nüüd on valikus kas esimene vise või siis 3 mulligani juurde ja viimane vise. Kahjuks pidin 3 mulligani juba juurde võtma, kokku on neid 7. Kolmanda, 4. viskiga sain siis kuskil 8 peale, et ei tahaks neid mulligane väga rohkem võtta. Eelmine rada 3 mulligani juurde, jube. Rada 6, par 3, 46 meetrit, topeltmandoga. Kitsas koridor, lähen tagant käega ja loodan, et soonid töötavad seekord. Ise tuli päris hea, siuke 2 meetri peale, ei pea kinnastki käest ära võtma. Olemas. 6. sain pikku, 0 mulligani, kokku ikka 7 mulligani ja nüüd rada number 7. Siit tuleks päris hea ilma mulligani kasutamata ära saada. Üks Disclandi raskemaid radu 2 saarega. Aga talvel moobeesid ei mängi, aga puud on ikkagist ees. Et par 3, 78 meetrit, täiesti otse, kui saab puudevad läbi, siis peaks olemas olema. Ja viskan siis vaspi. Et ise tuli idekas, siuke 4 meetri peale, et päris kindaga siit ei hakka puttima, aga peaks ikka ära panema. 7. rada oli väga hea, et siuke vise tuleb võib-olla 10-st 2 tükki või 1 väljant. Et 0 mulligani, nüüd on, kokku on siis 7 ikka mulligani. Ja rada 8, 64 meetrit, täiesti otse, selline, et kui peaks ikka ära saama, aga vaatame, viskan sama ketast vaspi, loodan, et ei lähe vasakule ega paremale puusse. Natuke läks pikaks, muidu õnneks talve loobeed ei loe, aga siin on loobedokid näha, et 5-6 meetrit peaks ära panema, loodetavasti. See oli napikas. Nii, samal ajal kui me nüüd kõnnime 9. raja suunas. Mis tunne hetkel on, et kirjas on 7 mulligani, et 8 raja peale, et see on võib-olla natukene palju. No eriti see, mis ta oli siis, 3. raja
jänk või mis Ja, tehtud sai ja 5 ka, et muidu peaks need 500 olema. Et selline maks üks mulligan. Aga mis sa teed, noh? Eks talverõõmud ka natukene annavad juurde selles suhtes. Jällegi raskematelt radadelt tuli nagu kohe ära. Jah, et sealt natukene tuli tagasi võib-olla ütleks isegi. Aga jõuan kohe 9. raja peale. Et vaatame, kuidas siis enam-vähem teine pool läheb. 900, par 3, 60 meetrit, otse puude vahele vaja visata. Mina lähen siis eeskäe fleksiga, panisseriga, lihtsalt sihin neid puid. Ma loodan, et siis peaks olema putil. Oi. See libises näpust, et igaks juhuks võtame uue. Proovime seega siis sõusiga. Ei taha kuidagi see tulla, et proovime veel. Proovime siis ühe veel. Vaatame, saab huvitav olema. Valisin ikka selle esimese viske, et kuidagi see eeskäsi ei tule ikka välja. Korv on siit minust, ütleme, circa 15 meetrit. Täpselt kaameramehe taga, et teeme ühe testerid endale putis ka. Vaatame, mitu mulligani tuleb. Et siis 2 mulligani jälle juurde. Et mis sa teed? Kokku 9. 9. rajad siis 2 mulligani juurde pika putiralliga, et kokku on 9. Täpselt 9 rada tehtud ka. 10 rada on 47 meetrit. Selline, et saab minna otse. Seal on väiksed puud, on küll korvil ees, aga mina lähen eeskäega üle proovima. Oi. Selge, teeme uue. Täna ei ole eeskäe päev. Ette on midagi niiskil. No sealt saab puttida küll. Kahjuks pidin siis valima ikka teise viske. Nüüd on kokku 10 mulligani, et ehk saab esimese putiga sisse, et siuke 9 meetrit. Vaatame. Üks mulligan jälle juures, kokku 10. Rada 11 on 62 meetrit. Siin on Mando, mis peab vasakult mängima, mis üldjuhul nagu väga mängupilti ei sega. Kerge sooniga Haiser ja äkki jääb sinna mäekünka otsa, kus see korv on, et vaatame. Oi. Jälle üks mulligan juures. Teeme uuesti. No see peaks olema. Jah, nii ta on. Võtame. Teise viskega sain ikka siia alla ära. Kahjuks jälle üks mulligan võetud. Siuke 4,5 meetri peal. Et siin väga eksida ei tohiks. Natukene lohakas oli, aga käib küll.
kokku siis 11 mulligani, 11 rada tehtud. Nüüd on rada 12, 67 meetrit, selline kas taguriga üleminev või eeskäe haiser. Minule väga täna eeskäis ei istu, et ma lähen siis pika puti peale, üritan eeskäe haiseriga minna ja njukiga. Et päris õudne rada, kõik kettad jäid puusse kinni. Valisin siis oma teise viske, ehk siis 1 mulligan jälle juurde, nüüd on 12. Ja äkki saame siit 2 viskega sisse. Väga kitsas koridor. Igal rajal peaaegu 1 mulligan. 12 rada tehtud, 12 mulligani kasutatud. Rada 13, 91 meetrit. Läheb sellise ussina Mando paremal, et kas saame alla 5 mulligani siit minema või ei saa. Ühesõnaga kõige raskem rada ilmselt, aga vaatame. Ise jäi lühikeseks, et võtsin oma teise viske, 1 mulligan on kaotatud, nüüd on siin 20 meetri peal, et eesmärk on 5 mulliganiga siit ära saada, ehk 4 putti on aega, proovime. See oli madal. Liiga paremalt. Üle korvi vastu saate. Oh! On. Ja tuligi 5 mulligani. Et ma arvan, et kes siit 5 mulliganiga ära saab, on ka päris okei. 13 rada tehtud, mis siis on 17 mulligani. Jah, kaameramees noogutab, vist on õige. Et rada 14 läheb õnneks jälle lihtsamaks. 57 meetrit otse peale, kuskile sinna kaskede vahele ja ehk on putil. Proovime ja vaspiga. Igaks juhuks 1 veel, aga see on siuke 10 putil. Proovime. Läheks veits ikka vasakule. Nii, pidin siis oma 3. viske võtma, et 2 mulligani jälle juurde. Mukker. 14 rada tehtud. Ühesõnaga 115 nüüd, 58 meetrit, siuke
mina viskan siis seda nukiga skipi peale vasakule puude vahele. Aga ei tahaks neid mulligana enam kasutada, aga vaatame. No see on ilmselt on putil, kas puude vahel või eks vaatame. Et siis sain selle ühe viskiga hakkama. Mulligani ei pidanud ühtegi veel tiibelt kasutama, aga olen päris raskes kohas, et natukene pikale läks, aga proovime ära putida. Aga sain hakkama. 15 rada tehtud, rada 16. Par 3, 53 meetrit. Siin paljud viskavad olareid, aga minule kuidagi istu see, et ma pean jälle eeskätt viskama. Et vaatame, mis saab. Ma ei tea, 5 meetri peal äkki. Võtame. Sain hea puukiki siia 4 meetri peale. Jälle ei pea vist mulligani kasutama. Loodetavasti ikka putin siis ära ka. Lohakas, aga sees. Siis 117, 65 meetrit, par 3. Selline, et korv on otse, aga puude taga kahjuks. Et vaatame, proovime. Olemas. Sain puudest läbi, aga selline tester jäi ikka 7 meetrit. Et ma loodan, ma kaamera pihta ei viska, et ma ikka korvi viskan. Noh, see tester putt läheb nagu ikka esimene mööda, teine sisse, et üks mulligan juurde. Rada 18, 52. Selline minu jaoks kange driveriga eeskäe skip. Kasest on vaja mööda saada. Vaatame. Ei, täna ei ole eeskäe päev. Proovime uuesti. No see on, aga äkki saab ikka esimesest. Vaatame. Esimene vise korvi suhtes nagu 10 sees, aga kuna nii puude taga, siis valisin teise viske. Üks mulligan jälle kirjas. 6-7 meetrit. Peaks nagu ära panema. Oi. Täitsa lõpna. Ei kommentaari. Ei tea, mis selle putiga oli. Ei suuda nagu 6 pealt ära panna, aga 20 pealt küll tuleb. Et siis viimane rada on meil Läti rada. See on 30 meetrit, siuke jump putt mandadest läbi. Sobib. Jump putt siia 4 meetri peale. Et siis teeme ära. Et ei kommentaari. Ennem kui lõpusõna peale lähme ja hakkame arutama, kuidas Raikol mäng läks, siis järgmine nädalavahetus on meil siin juba Discland taas ja taamalt juba kuuleme,
ja siit ka näeme, et puhastustööd käivad. Et siin ikka on lumi või mitte lumi, aga Islandis saab ikka mängida, ilmselgelt. Nii, olemegi nüüd enam-vähem lõpetanud selle videoga. Et skoor on meil siin all, et meil nüüd käigu pealt läks lugemine sassi ja meil on siin kõrval inimesi ka, et me ei taha nagu valjusti öelda. Et las jääda natukene nende jaoks ka müsteeriumiks, mis siin toimus. Aga kuidas Aiko ise kokku võtab, et mis meil eesmärk oli seal 20 kandis, et natuke vist läks ülena. Et ei suuda sealt 4-5 pealt ära putida, et läheb vasakule ja paremale. Et noh. Jah, et talve rõõmud, aga mis on üks on kindel, et Raiko tegi täna Disklandi rekordi. Minu teada siin sellist heitlust või võistlust ei ole varem filmitud. Et talvine rekord on kindlasti sinu nimel. Ja viimaseks lõpetuseks ma saan öelda, et ma annan ka välja järgmise minimarkeri, kelle uueks omanikuks saabki Raiko. Et lihtsalt sellepärast, et esiteks ta tuli siia minuga mängima ja sellepärast, et ta on kõige aktiivsem kommenteerija all mul YouTube'is. Ja kindlasti tahaksin ka rääkida sellest, et kuidas neid minimarkerit endale täpsemalt saada. Et kõige tähtsam muidugi minu kanali tellija olla. Ja kindlasti peab ka oma settingutes märkima niimoodi, et ma näeksin, et sa oled minu tellija, et mitte lihtsalt number ei tiksu. Et see aitab väga palju kaasa. Järgmine video tulebki juba Diskland Starsilt. Juba nägime, et rajahooldus hoogsalt käib. Ja aitäh sulle, Raiko, et täna tuli mängima. Ja järgmise korrani.